Tere tulemast vaatama saadet Kultuuripüük ja täna räägime internetikultuurist ja kuidas see on muutunud. Heidame pilgu peale Eesti maastikuarhitektuuri nominentidele, tutvume suurejoonelise ballett Royal Galaga ja peame debatti kirjandusteemadel. Oi, tere! Ma ei näinud teid seal. Missugune oli internet varem? Kas teie teate, mida tähendab skibidi? Keda saab kutsuda Sigmaks või Risleriks? Mis toimub ainult Ohios? Kõik eelnimetatud väljendid kujunesid välja tänapäeva interneti kultuuriruumis, kus luuakse sisu, mis on loodud kasumi teenimiseks. Läbi mitmete võtete, näiteks tähelepanu püüdmine, keha paljastamine ja tehisintellekti kasutamine. Nii aga ei ole alati olnud. Selliseid võtted kujunesid välja pika aja jooksul. Varajane internetikultuur koosnes peamiselt foorumitest, blogidest, jututubadest ja video vahendamise lehtedest. Nende peamine kasutus seisnes kiirel inimeste omavahelisel suhtlemisel, sest varem see ei olnud võimalik. Foorumitest küsiti abi või arutleti mingil teemal. Blogid vahendasid elu või nõuandeid. Jututubades räägiti lihtsalt üldist juttu teiste inimestega üle maailma ja videoid jagati väga lihtsal kujul igapäevaelust. Ajapikku tekkisid uued sotsiaalmeediaplatvormid, mis käivitasid kallaku info vahendamiselt üle kasumi teenimisele ning tänu sellele keskenduvad enamus sisuloojad raha teenimisele. Tähelepanu püüdmine oma varasemas vormis esines videote kaanepiltidel eesmärgiga püüda oma videole võimalikult palju vaatamisi ja raha. YouTube'is väga kuulus sisulooja Mr. Beast leidis, et tema videoid vaadatakse rohkem, kui ta naeratab hambaid näidates videokaanel. Lisaks kaanepiltidele on videote sisu tihti värviline ja viitab kõige põnevamale videoosale tähelepanu hoidmiseks. See on edasi arenenud selleks, et lühivideotesse lisatakse klippe mängudest ja telesaadetest, et hoida sinu tähelepanu võimalikult kaua video peal. Lisaks kasutavad osad sisuloojad oma keha, et suunata inimesi pornolehtedele ning sealt teenida kasumit oma keha paljastades. Hoolimata sellest, et mitmed sotsiaalmeediakanalid reguleerivad ja piiravad täiskasvanutele suunatud sisu, on uudishimulikel lastel võimalik sellele sisule ligi pääseda. See aga hävitab laste vaimset tervist, mõjutades nende vaadet enda kehale ja muutes nende ilustandardeid või tekitades neisse sõltuvust sarnastesse sisukohtadesse. Tehisintellekti areng on hõlpsustanud videote loomist nii palju, et sisulooja peab väga vähe panustama ja võib jääda tõesti anonüümseks tänu sellele, et tehisintellekt oskab ise teksti luua ja seda lugeda ette. Näiteks Facebookis leidub mitmeid pilakontosid, kus päris inimene ei panusta üldse postituse loomisesse. Õnneks leidub internetist vaimsele tervisele kasulikku ja harivat sisu igast valdkonnast. Aga kuidas näha rohkem sellist sisu? Tuleb olla tarbiva sisu suhtes kriitiline ja küsida endalt, kas see sisu on mulle päriselt kasulik või vajalik. Lisaks võiks vältida lühivideoid ja ülemeelikult silmapaistvaid kaanepilte. Tuleks meeles pidada, et internetikultuur areneb kogu aeg ja seda tuleks jälgida kriitiliselt, et filtreerida välja enda jaoks kasulik informatsioon. Sel aastal esitati Eesti Maastikuarhitektide Liidu žüriile 19 projekti, mis on 2 korda rohkem kui eelmine aasta. Žürii annab välja preemiad 4 kategoorias: aasta tegu, aasta maastik, eluruum ja Fööniks. Nominentideks on paljudele tuttavad kohad, nagu näiteks Reisisadama teeterminali väliala, Vana Kalamaja tänav, Tallinna Botaanika ja Mägiala ja isegi meie uhke Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi kooli väliala. Žürii esimees Kristiina Kupper avaldas hea meelt projektide paljususe, mitmekesisuse ja kvaliteedi üle. Soovime kõigile nominentidele edu ja hoiame enda koolile pöialt. Tallinnasse on tulemas grandioosne balletigala, mis on pühendatud Venemaa austatud kunstnikule
Mariinski teatri solistile Andrei Batalovile. Ta on oma oskustega publikut lumbanud juba veerand sajandi. See on õhtu, kus laval astuvad nii Andrei Batalov ise kui ka tema lavapartnerid üle kogu maailma. Õhtu juhiks on Venemaa austatud kunstnik, balletisolist ja teatrilavastaja Andrei Sljepa, kes vajab balletimaailmas vähe tutvustamist. Andrei Batalov on Venemaa balleti üks säravamaid tähti, tuntud oma elava tehnika ja erakordsete hüpete poolest. Ta on olnud Mariinski teatri solistile 25 aasta ning esinenud maailma kõige uhkematel lavadel. Batalov on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, sealhulgas kuldmedaleid mainekates balletikonkurssidel nagu Varna ja Moskva rahvusvahelise balletivõistlusel. Lisaks oma lavalistele saavutustele on ta panustanud balletimaailma kui andeka õpetaja ja mentorina, koolitades noori tantsijaid Venemaa juhtivates balletikoolides. Tema meisterlikkus ja kirg balleti vastu on teinud temas ühe hinnatuima tantsija nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel. Õhtu kulmineerub mitmete tuntud ja armastatud ballettide parimate hetkedega. Estonia kontserdisaal muutub üheks õhtuks tõeliseks kunstitempliks, kus iga tantsija samm räägib oma loo. See sobib suurepäraselt nii pikaaegsetele balletifännidele kui ka neile, kes kogevad balletti esmakordselt. Balletigala on haruldane võimalus näha tantsukunsti parimaid esitusi siin Tallinnas. Seetõttu soovitame kõigil huvilistel piletit varakult soetada, sest hiljem võib vabu kohti nappida. Ärge jätke seda erakordset võimalust kasutamata. Kohtu 15. novembril Estonia kontsertisaalis, et ühes kohas nautida unustamatut õhtut. Gregor, kas kohustuslik kirjandus on vajalik? Minu arust ei ole. On olemas palju alternatiive. Näiteks minna teatrisse või osaleda erinevatel kultuurisündmustel. Aga sinu arust? No, kohustuslik kirjandus on ka vajalik. See arendab sinu maailmapilti ja aitab sul paremini argumenteerida igas enda arvamusi. Aga samas sa saad minna teatrisse ja saada sama materjali visuaalse vaatega. Aga raamatutes on võib-olla paremini lahti mõtestatud mingi asi ja teatris võib-olla lõigatakse välja mingi oluline osa. Kui sa nii suur kohustusliku kirjanduse fänn oled, kas sinu arust on see maht nagu piisav või peaks olema veel rohkem? Ma arvan, et rohkem küll ei tohiks olla. Et peaks just vähem olema, aga miks? Aga kas vähem? Pigem mitte võib-olla ka. Äkki on täitsa paras. Täitsa... Aga mis sina ütled? Mina arvan, et võiks olla natukene vähem, sest mul on peale kooli veel palju muid tegevusi, millega tahaks tegeleda. Mitte ainult stressata sellepärast, et pean mingit raamatut läbi lugema. Aga suvel, kui sa suvel loed, kas sa tahaks suve lugemist või ei? Mina arvan, et suve lugemine võiks olla siuke soovituslik ja väga lahtine, et loe, mis tahad, aga peaasi midagi lugesid. Ma täiesti nõustun sellega. Ma tahaks pigem sellist suve lugemist, mis on kohustuslik, aga saad ise valida, mis raamatut sa loed. Kui nüüd raamatud oled lugenud ja pead koolis kontrollima, et kas on loetud ja kas mõistad materjali, et kas arvad, et grupitööd on paremad kui lugemiskontrollid? Mina pigem pooldaksin grupitööde ja lugemiskontrollide vaheldust, sest kui on liiga palju grupitöid, siis osad inimesed ei loe üldse raamatuid ja lihtsalt nagu lasevad kanda enda grupil enda hinnet nii-öelda. Aga kui on vahepeal lugemiskontrollid, siis saab kohe teada, kas see inimene päriselt loeb raamatuid või ei. Mis sa arvad sina? Et sellega ma olen täiesti nõus sul. Ma ütleks täpselt sama. Aga mis sa arvad nendest raamatutest, mida me nüüd peame lugema ja oleme lugenud? Nagu Ameerikas on see juba suur teema, see raamatute sobivus. Osad osariigid keelavad nagu teatud raamatuid ära. Ma arvan, et hetkene seis Eestis vähemalt on väga hea. Loeme kõik õppekava põhiselt kõik need kirjandusklassikad läbi ja oleme siis sama haritud kui kõik teised.
jah. Tundub, et ongi selles korras kõik. Aitäh, et vaatasite meie saadet Kultuuripüük ning loodan, et saite midagi uut ja põnevat teada. Tahaks öelda, et kohtume järgmine kord, kuid ma loodan, et seda ei tule. Muutis nende ilustandardeid või tekitades neisse sõltuvus samasesse sisusse.